Tere! Mina olen üksikhunt. Täna tutvume ühe võimaliku eelmiste elude tervendamise meditatsiooniga. Kasuks tuleb, kui kasutate kõrvaklappe. Kindlasti ei soovita seda kuulata, kui olete autoroolis või kui teie füüsiline keha võiks kuidagi ohtu sattuda. Niisiis, alustame. Võta endale aega iseenese jaoks ja leia omale rahulik ning turvaline koht selles aegruumis. See koht võiks olla sumeda valgusega, kus pole segamas inimesi ega tehnikavidinaid. Kõige parem oleks kas istuda või lamada. Vaigista oma meel ja luba oma kehal lõdvestuda. Lubamine. Võti on lubamises. Luba oma kehal lõõgastuda. Luba oma meeltes tõusta eelmise elu mälestustel just seda mööda, kuidas sa ise otsustad ja soovid teada saada. Usaldus. Sügavaim osa sinu sügavaimast meelest. Kui sa mingil hetkel soovid selle protsessi lõpetada, siis ütle, kas siis häälega või mõttes täiesti ärkvel. Sellega saabud tagasi käesolevasse hetke ja kohta. Alustame sellest, et keskendud avatud silmadega oma läheduses mingi punkti jälgimisele. Hinga. Jälgi oma hingamist, kuidas su kopsud täituvad ja tühjenevad õhust. Samal ajal luba oma lihastel iga elu andva hingetõmbega lõdvestuda. Sügavamalt ja sügavamalt. Luba oma lihastel lõdvestuda iga kuuldud sõna peale, mida ma ütlen. Luba iga mõtet, heli ja segajat tõlgendada oma meelel kui rahustavat heli. Luba oma meelel tõlgendada minu häält kui sõpra, keda usaldad, või siis kallist teekaaslast. Nüüd vii kogu oma tähelepanu oma jalataldadele. Kuidas sa neid praegu tunned? Kas su jalatallad tunnevad ennast mõnusalt? Su jalatallad surisevad. Selles mõnusas tajus, mis saab alguse jalataldadest, võid oma silmad sulgeda. Lihtsalt luba oma laugudel sulgeda. Märka, et suletud silmadega on kergem lõdvestuda. Kergem on puhata nüüd, kui silmad on suletud. Taju oma jalataldu. Isegi see taju on muutunud. Taju kvaliteet on muutunud. Just seda mööda, kuidas sa kuuled mu häält. Nüüd ma soovin, et sa kasutaksid oma võimast kujutlusvõimet, kujutades endale ette, et seisad kauni lifti või vanaaegse hotelli tõstuki ees. Vestibüül, kus see lift asub, on õdus
ja kutsungi nupp on elevandiluust kauni kuldse raami sees. sa vajutad seda nuppu. sa tunned, kuidas elevandiluu tundub su sõrmede vastas jahe ja kõva. Vaikse sahinaga avanevad uksed ja sa astud lifti. sa astud lifti ja märkad, et seier ukse kohal on number 5 juures. sa oled 5. korrusel. Lifti seinal on tabloo korruste nuppude numbritega. sa tahad sõita 1. korrusele. vajutad metallnupule, millel ilutseb number 1. võib-olla sa isegi tunned, kuidas nupp avaldab sinu survele vastupanu. sa vajutad nuppu ja lased nupu uuesti vabaks. nupp tõuseb oma algsesse asendisse, kui näppu eemaldad. Vaikse sahinaga sulguvad uksed ja lift hakkab sujuvalt allapoole liikuma. sa tunned oma kehas, kuidas lift liigub sügavamale. seier ukse kohal on liikunud number 4 juurde. just samamoodi, kui lift langeb sügavamale, luba oma lihastel lõõgastuda. ikka sügavamale ja sügavamale. 3. veel 1 korruse võrra allapoole. sa tunned, kuidas lihased muutuvad raskeks. tead ju küll seda tunnet, kui lihased on mõnusalt rasked nagu tina täis, just nagu peale head treeningut. 2. veel 1 korruse võrra allapoole. mida sügavamale vajub lift, seda rohkem on su lihased lõdvestunud. mida rohkem on su keha lõdvestunud, seda mõnusamalt sa ennast tunned. mida mõnusamalt sa ennast tunned, seda lihtsam on sul lõdvestuda. 1. jõudsid päris alla. kui nool tablool on seiskunud number 1 juures, siis avanevad uksed vaikse sahinaga. sa astud liftist välja ja näed, et seisad päikesepaistes kõrge mäe tipus. sa näed igas suunas kilomeetrite kaugusele. võib-olla oled sa isegi kõrgemal pilvepiirist. kui sa nüüd maha istud, sulged silmad ja lubad oma kehast lahkuda viimaselgi pingel. lihtsalt lubad viimaselgi pingel välja voolata, lubad lahkuda oma hirmudel ja vanadel uskumustel. lihtsalt taotled, et vabaned kõigest sellest nüüd ja praegu, sest sa ei vaja neid enam. nüüd, kui sa istud siin, silmad kinni, selle kauni mäe tipus, oled sa täidetud ja ümbritsetud kaunist ja kaitsvast, pehmest, kuldsest ja hõbevalgest taevasest valgusest. sa tunned ennast kaitstult ja hoitult universumi armastava valguse poolt. see ümbritseb ja kaitseb. sinu lihased on lõdvestunud, pehmed, soojad. sa lased lahti üha enamast, mida pidasid oluliseks. sa oled rahulik ja puhanud.
sa tunned ennast mõnusalt. selles ilusas paigas, selles kaitstud valguses. soe, kaitstud, ümbritsetud armastusest, rahust ja tarkusest. sa võid nüüd siia jääda, olles selles nii sügavalt lõdvestunud seisundis. või sa võid veel edasi liikuda, minnes veel sügavamale. just nii kaugele ja kauaks, kui sa seda soovid. kuulates mu häält, olenemata sellest, kui sügavale sa lähed või siis mitte, lihtsalt luba mu häälel rännata koos sinuga. sinu taotlus on minna tagasi ajas ja ruumis kohtadesse, kus sa oled enne käinud. väga ammu. et meenutada tähtsaid inimesi ja olukordi varasematest aegadest. sa teed seda, sest tahad aidata iseennast oma teekonnal ja et aidata ennast oma praeguses elus. kuhu iganes su meel sind viib, oled sa alati kaitstud ja turvaliselt. olenemata olukordadest, millesse satud, pea see meeles. nüüd, kui sa seisad selles kohas, et alustada liikumist mööda rada mäest alla. 10, 9, 8. iga sammuga liigud sa mööda rada sügavamale ja sügavamale. sa tunned ennast üha kindlamalt ja turvalisemalt oma enese armastuse energias ja väes. 7, 6, 5. mida sügavamale sa jõuad, seda paremini sa ennast tunned. sa oled tugev ja täidetud rahuga. 4, 3, 2. sa liigud sügavamale ja sügavamale, kõnnid mööda rada. kõik su lihased on muutunud lõdvaks nagu pihutäis kummiribasid. 1. see kitsas mägirada on sind viinud kauni kristallse kaarvärava juurde, mis on kaetud erivärviliste kristallidega. punased, oranžid, kollased, rohelised, lillad, sinised, valged. sa seisad otse selle kaare all. ehk isegi sirutad käe, et katsuda neid kristalle, mis puudutades täidavad su keha rahu, selguse ja tarkusega. sa oled jõudnud nii kaugele. kui sa oled valmis edasi liikuma, siis oled sa valmis teada saadma tähtsaid detaile eelmistest eludest, et saada selgust oma praeguse elu jaoks. sa jätkad oma teekonda.
sa astud kaare alt läbi ja jõuad kaunisse sillerdavasse saali, mis võiks olla mõne lossi troonisaal. selles saalis on valge marmor, kullast seinakaunistused ja peeglid, palju peegleid. Kõrgete lagede küljes ripuvad kristalllühtrid. Kristalllühtrites põlevad küünlad. kõik on justkui elus ja sillerdav. seal on marmorkujud. seintel ripuvad maalid. laes on näha kaunid freskod. Küünlavalgus kristalllühtrites muudab valguse vikerkaareks, mis tantsivad peeglites ja valgel marmoril ning säraval kullal. igal pool on sillerdus. sa imetled seda kõike ja jalutad mööda saali, imestades, mis edasi tuleb, ja imetled oma suurema eksistentsi ilu. Imetledes, mida edasi sa jalutad selle saali sügavusse. samal ajal sa nupud selle üle, mis hakkab toimuma. kui oled jõudnud tähtsatesse eelmisesse elusse, et sa saaksid mäletada ja kogeda, mis minevikus tegelikult toimus. Sillerdus. sa näed, kuidas küünlad kristalllühtrites põlevad ja heidavad sillerdusi igale poole. sa jõuad suure sileda klaasist ukseni, mille keskel on suur, sile, sinisest safiirist uksenupp. see uks viib sind just praegusel ajahetkel vajaliku eelmise elu kogemuse juurde, mida sul tuleb meenutada, et suuta muuta oma praeguse elu olukorda. mõne hetke pärast loen ma numbreid 3-st 1-ni ja siis nipsutan sõrmi. kui sa soovid ja oled kõige selle teada saamiseks valmis, siis pööra sinist uksenuppu ja sa astud oma praeguse elu jaoks väga olulise eelmise elu juurde. Kolm, 2, 1. astu julgelt edasi. tea, et sa oled alati kaitstud. olenemata sellest, millistesse olukordadesse sa satud. see kõik on juba korra olnud ja sina oled praegu vaatleja oma enese eelmises elus. astu edasi sellesse stseeni ja vaata oma jalgu. pane tähele, mis sul jalas on. kas sa oled paljajalu või on sul midagi muud jalas? millised need jalavarjud on? vaata, milline on pinnas, millel sa seisad. on see muld, rohi, tellis, munakivi või koguni asfalt? nüüd tõsta oma tähelepanu mööda oma keha kõrgemale. sinu sääred, põlved, reied. kas need on paljad või kaetud? kas su keha
on paljas või kaetud. Ja kui see on kaetud, siis millega? Kuidas see materjal tundub? On see sile või kare? On sul soe või külm? Mis on sul käes? Kas see on tööriist? Kas see on majapidamisriist, näiteks pott? Või on see hoopis mõni relv? Kas sa kannad mingeid ehteid? Kaelakee, kõrvarõngad. On need käevõrud, sõrmused või on sul hoopis mingid muud ehted? Kas sa oled selles pildis pealtvaataja või oled selles sees? Mida sa märkad oma ümbritsevast? Kas seal on veel teisi inimesi? Millised nad on? Või oled sa üksinda? Ja kuidas sa tunned ennast selles kehas? Kuidas on olla selles kehastuses? Kui sa näed, et sa oled vaatleja, siis tea, et praegu on sul võimalus vabalt liikuda. Sa võid täiesti vabalt olla kõrvaltvaataja, käia iseenda kõrval või astuda oma selle kauge elu kehastusse ja tajuda kõike, mida sa tajusid siis. Külma, sooja, valu, naudinguid. Siis sa saad teada, kuidas selles kehas tegelikult olla on. Kas sa oled terve või haige? Kas sa oled õnnelik või õnnetu? Miks sa tunned ennast õnnetu või õnnelikuna? Kas sa tead? Kas sa oled mees või naine? Kas sa tegutsed millegagi? Või oled lihtsalt pealtvaataja, ülevaataja, järelvaataja? Lihtsalt inimeste sagimise jälgija. Hetke pärast ma loen numbreid 3-1 ja nipsutan sõrmi. Seejärel ma soovin, et sa läheksid selle eelmise elu lapsepõlve sellesse päeva, kus sa tundsid ennast väga hästi. Kolm, 2, 1. Nüüd oled sa oma selle kauge elu lapsepõlves. See on sinu parim päev. Mis selles päevas nii olulist on? Kuidas sina lapsena ennast selles päevas tunned?
märka neid sündmusi, milles sa oled. Kes nendes sündmustes sinu kõrval on? Mis sinu ümber toimub? Kus sa oled? Mõtle, kas sa oled selliseid tundeid ja tajusid tundnud oma käesolevas elus, oma praeguses kehastuses. Samuti pane tähele kõike, mis võib olla oluline sinu praeguse elu jaoks. Tee seda, enne kui me järgmise pildini jõuame. Järgmisena läheme sellesama elu lapsepõlve kõige raskemasse päeva. Kolm, kaks, üks. Nüüd oled sa oma elu, eelmise elu, lapsepõlve kõige raskemas päevas. Mis selles päevas toimub? Millised sündmused teevad sellest sinu kõige hullema päeva? Kuidas sa ennast selles päevas tunned? Kes selles päevas sinuga veel on? Oled sa sarnaseid jooni ja tundeid tajunud praeguse elu inimestega? Kas sa oled neid tundeid tundnud ja käitumismustreid korranud käesolevas kehastuses? Märka kõike, mis võib oluline olla sinu praeguse elu jaoks. Salvesta see info enne, kui me edasi liigume. Veidi aja pärast loen ma jälle 1-3 ja kui ma nipsutan sõrmedega, jõuad sa sellesse päeva või hetke, mida sa kogu hingest kahetsed. Kolm, 2, 1. Nüüd oled sa selles hetkes, mida kogu hingest kahetsed. Sa näed ja mõistad selle olukorra põhjuseid ja tahaksid selle teisiti lahendada. Kõikehõlmav kahetsus. Märka seda, mis toimub. Pane tähele, mida sa teed või mida sul teha ei õnnestu. Ja seepärast tunned kahetsust. Pane tähele, milline on sinu ümbrus, kus sa oled. Miks sa tunned kahetsust? Mis on see, mida sa soovid teisiti teha?
kas selles on paralleele käesoleva kehastusega? Ja kui sa saaksid praegu seda muuta, siis mida sa teeksid praegu teisiti? Kuidas sa saaksid seda mõistmist kasutada oma praeguses elus? Hetke pärast loen ma 3-st 1 ja nipsutan sõrmi. Seekord tahan ma, et sa vaataksid seda hetke oma eelmises kehastuses, kus sa tunned ennast kõige edukamalt, uhkemalt ja toredamalt. Kolm, 2, 1. Nüüd oled sa täiskasvanu ja tunned ennast edukalt, uhkelt, hinnatult ja toredalt. Kuidas see tunne on? Pane tähele, mis toimub. Mida sa teed? Mis paneb sind tundma võrratu ja võimsana? Kuidas sa ennast päriselt tunned? Pane tähele, mida sul on vaja teha selleks, et luua sellist edukuse taju. Mida sa oled teinud, et sa tõeliselt tunned ennast edukana? Kas selles kõiges on paralleele praegu sinu käesoleva kehastusega, praeguses elus? Millise tarkuse saad sa kaasa tuua oma praegusesse ellu? Hetke pärast läheme edasi järgmise pildi juurde. Ma loen 3-st 1, nipsutan sõrmedega ja tahan, et sa läheksid vaatama oma selle kauge elu kõige raskemat inimsuhet. Ja jälgi, mis seal on, mis teeb selle nii keeruliseks ja raskeks. Kolm, 2, 1. Nüüd oled sa oma elu kõige keerulisemas inimsuhtes. Jälgi, kus sa oled, mis toimub. Ehk on see mingi tüli või on see hoopis teise inimese iseloom või sinu iseloom, mis muudab selle suhte nii keeruliseks. Ja kas see inimene meenutab sinu praeguses elus kedagi? Ja kui nii, siis kas sa kordad praeguses elus vanu mustreid?
mis on see, mida sa hetkel muuta saaksid oma käitumises, oma suhtumistes. Võta see teadmine kaasa. Kui ma nüüd uuesti 3-st 1-ni loen ja sõrmi nipsutan, siis ma tahan, et sa läheksid täiskasvanu ea kõige imelisemasse päeva. Kolm, 2, 1. Pane tähele, kus sa oled. Jälgi olukorda, milles oled. Kes on see, kellega sa koos oled? Ja kuidas sa ennast tunned? Mis muudab selle suhte nii armastavaks? Mis on selles, mida te teineteisega tunnete ja kuidas suhtlete, mis muudab teie suhte nii imeliseks? Kas see inimene meenutab teile kedagi selles elus? Küsi sellelt inimeselt, mis on sinu nimi? Küsi, mis aasta see on? Küsi, kuidas nimetatakse seda kohta, kus te parasjagu viibite. On see küla, linn, mingi maakoht, osariik, kuningriik või ehk hoopis planeet. Nüüd küsi selle inimese käest, mida teid ümbritsevad inimesed sinus kõige rohkem armastavad. Küsi, mida nad sooviksid, et sa saaksid iseenda kohta teada. Salvesta see teadmine iseendasse. Tee seda enne, kui me läheme järgmise pildi juurde. Kui ma nüüd mõne hetke pärast taas sõrmi nipsutan, siis tahan ma, et sa läheksid aega, kus sa töötad mingi instrumendiga või teed seda, mis on sinu kõige suurem oskus, sinu and. Kolm, 2, 1. Ole selles varajases elus justkui oleks see just praegu. Sa koged seda praegusel hetkel. Sa teed midagi, mida sa oskad kõige paremini ja selle tegemine annab sulle suurepärase tunde.
see on sinu suurim anne. pane tähele, kuidas sa ennast tunned. kas oled oma tegevuse eest austatud? kas sa saad selle eest väärilist tasu? kas see tegevus on millegi poolest sarnane sinu praeguse eluga? mis on selles pildis see, mida sa saad tagasi tuua sellesse kehastusse? milline oskus, mis teadmine, milline mõistmine? kui ma hetke pärast jälle sõrmi nipsutan, siis soovin, et sa leiaksid selles eelmises elus päeva, mis on sinu jaoks kõige erilisem päev täiskasvanuna. kolm, kaks, üks. oled nüüd selles kõige erilisemas päevas. mis muudab selle nii imeliseks? kas sa oled üksinda või kellegiga koos? kuidas sa ennast tunned? kas sa oled ennast selliselt tundnud oma praeguses elus? ja mis on olulist nendes tunnetes või teadmistes, et neid tagasi tuua sellesse ellu? kui ma nüüd jälle mõne hetke pärast sõrmi nipsutan, soovin ma, et sa läheksid selle kauge elu kõige hullemasse päeva. kolm, kaks, üks. nüüd oled sa oma selle kauge elu täiskasvanu ea kõige hullemas päevas. lihtsalt ole selles. tea, et sa oled kaitstud, mis iganes ei juhtuks. mis teeb sellest nii keerulise päeva? mis on selles raskes päevas sellist, mida sa kannad kaasas oma praeguses elus? kas sa käitud kuidagi? milline käitumine on sul kasutusel oma praeguses kehastuses? kas see käitumine aitab sind seal, ajas ja kohas oma eluga toime tulla? kas sa saaksid seal elus käituda kuidagi teisiti ja ellu jääda?
lase kõik rasked tunded nagu kurbus, lein, viha, solvumine, hirm minema voolata. Justkui lasaksid minema voolata koorma oma õlgadelt. Nagu paneksid maha seljakoti kividega ja sa tead, et sa ei pea seda enam kunagi oma turjale võtma. Järgnevaks tahan ma, et sa läheksid oma selle kauge elukehastuse surmahetke. Kolm, kaks, üks. Nüüd oled sa hetkes, kus sinu füüsiline kehastus on valmis oma tegevust lõpetama. Pea meeles, sa ei pea kartma. See kõik on juba olnud. See kõik on sinu jaoks kui vaatemäng ja sinu päris füüsiline kehastus viibib turvaliselt oma tavapärases kohas. Veel mõni hetk ja sinu elu lahkub sellest kehast. Jälgi, mis toimub. Milline sinu keha välja näeb? Kas sa oled eakas või noor? Kas sa oled füüsiliselt terve või haige või haavatud? Kas su kehal on nähtavaid vigastusi? Milline on see koht, kus su elu kehast lahkub? Kui sa oled surnud, siis lahku kehast. Hõlju selle kohal. Selles turvalisuse ja õnnelikkuse paigas mõtle, mis oli see suurim teadmine, mida sa selles elus õppisid. Salvesta see sügav teadmine oma psüühesse. Võta see teadmine endaga kaasa. Kujuta seda oma energias kuldse laekana, mis on tänaseks osa sinust. Nüüd lase lahti kõik oma eelmises elus tekkinud solvumised, pettumused. Vabasta see kõik läbi andestuse. See, mis on tehtud, seda me ei muuda. Me võtame kaasa teadmised ja kogemused, kuidas on võimalik seda kõike kasutada enese tervendamisel. Ja andestada tuleb meil eelkõige iseenesele. Nüüd asume tagasi teele. Kolm, kaks, üks. Nüüd oled sa tagasi selles säravas kristallsaalis, peeglite, kullast seinaornamentide ja kristalllühtritega. Tagasi selle sillerduse keskel.
sina oled täidetud tarkusest, selgusest ja mõistmisest, oma enese eksisteerimisest. Rasked olukorrad sinu elus on turvalises kauguses. Sa võtad kaasa õppetunnid. Sa jalutad tagasi kaarvärava juurde. Sa astud selle alt läbi. Oled teadmiste võrra targem ja sisemiselt rahulikum. Sa astud mööda mägirada ülespoole koos täiusliku mälestusega ennast igati täiuslikuna tundes. Üks, kaks, kolm. Sa jalutad mäetipu suunas rahuliku sammuga. 4, 5, 6. Oled jõudnud juba peaaegu tagasi tippu. 7, 8, 9, 10. Nii. Nüüd oled kohal. Sa vajutad nuppu. Lifti uksed avanevad sujuvalt. Sa astud sisse. Seisatad seal numbrivaliku ees ja vajutad number 5. Kogu su keha ja meel on täidetud teadlikkusega. 2. Peaaegu kohal. 3. Sinu keha on täidetud valguse, enesekindluse ja armastusega. 4. Peaaegu kohal. Silmad on selged, mälestused on selgelt meeles, hing on kerge. 5. Uksed avanevad, nagu avanevad ka sinu silmad. Turvaline, hoitud, rahulik.